Aitäh! Urmas. Vaadake, võib-olla võrdlus on selles mõttes meelevald, et tegelikult erakond on üks mõttekaasuste laiemalt pinnal kokku toonud ühendus. Meil on hästi oluline roll tuleviku sõnastamisel. Aga erakond, mis on erakonna see väljund, mida ta ühiskonnas pakub ja mille pinnalt ta on võimeline tegutseda, on usaldus. Usaldus peab tootma tegelikult ja seda usaldust toodetakse tänasel koosolekul, kui me tegelikult ei tee midagi, mis usaldust rikub. Osakonna koosolekul, piirkonna arutelu koosolekul. Ja küsimus on selles, et siin ma tooksin sisse selle paralleeli niisuguse institutsiooniga, mis tegelikult ja toimib on ka tegelikult aitatud tagatud usaldusega, mis on pank. Samamoodi. Väga tähtis on, et selle usalduse toimimises on need protseduurid, reeglid ja asjaajamine hästi paigas. Aga ma kindlasti olen selle nagu vastu, et neid fetišeerida ja öelda, et see on eesmärk. Kaugel sellest, eks ole. Et kui tegelikult on mingi hea asjaajamine, siis seda ei tohi teha reeglite vastaselt. Ka see hea eesmärk, mida taotletakse, seda ei tohi saavutada kindlasti ebakõlbelise vahendit. Aga seesama usaldusväärsuse jaoks on meil vajalik, et protseduurid ja reeglid sees oleks selgelt kirjeldatud. Aga kindlasti ei tohi olla ülekoormavad, et meil veidikene me kõik võtame ette ja mäletame, et ei oleks mitte veneaegne ametiühingu komitee, eks ole, kus on lihtsalt linnukese pärast pannakse tohutu hunnik paberit ja vahel oli, me teame ju üritusi, mis toimus ainult paberit, eks ole. Jumala pärast, siis on see erakond päris omadega päris uhkas, kui niisugust välja. Liisa, ole hea. Ma olen üldjoontes Urmasega nõus, et see tõesti täpselt niimoodi on, et elu eesmärk ei ole protokoll ja elu eesmärk ei ole isegi mitte koosolek. Teisest küljest mingisugune kord igas organisatsioonis peab nagu valitsema, et meil on ju paberites kirjas, et vist oli üks kord kvartalis peab siiski üks väike jupp protokolli tekkima. Mida me võiksime omavahel arutada ja milline arutelu meil on ka Põhja-Tallinna osakonnas ja Tallinnas Tallinna piirkonna juhatuses nüüd alanud on see, et kuidas me seda mehhanismi, mille jaoks see protokoll tegelikult mõeldud on, kuidas me saaksime seda paremini kasutada. Vaadake, meil on hea erakonnakaaslane Aimar Altosaar, kes on erialalt arhivaar ja kui kunagi oli kohustus kõikidel erakondadel oma arhiivid viia riigiarhiivi, siis Isamaa Liit oli ainukene erakond, kes selle nõude täitis ja Aimar tassis kõik paberid viimse kui ühe riigiarhiivi. See on 10 aastat või isegi peale selle lõbustanud pidurdamatult kõiki ajakirjanikke, kes on sealt nendest protokollidest ja paberitest leidnud kõige kummalisemaid sõnastusi ja teinud nendest kõige uskumatumaid järeldusi. Ehk see protokoll kui selline on töötanud otseselt meie erakonna kuvandi vastu. Sealt on välja loetud absoluutselt asju, mis üldse tegelikkuses ei ole tõsi. No, mingid umbes sellised näited, et valiti erakonna rahastamise juhtijat, kandidaadid olid Kivimaa ja Reinsalu, võitjaks osutus Reinsalu ja sama päeva jooksul arutati Venemaalt annetuste vastuvõtmist või no midagi niisugust, et eks ole, et see mingi väljavõte nagu protokollist. Et kui ma olen selles mõttes nõus, et see usaldus, protokoll, kord ja see, mida liikmed tegelikult tahavad teha, tuleb läbi rääkida, et kuidas see nagu kõige mõistlikum on. Jah, mingi paber peab maha jääma üldise korra huvides. Sellel paberil tõenäoliselt ei peaks olema kirjas kõik, mida arutati, kõik, keda siunati ja kõik, keda kiideti. Just sellel samal põhjusel, mida ma nimetasin. Seal võiks olla kirjas lakoonilised otsused, mida langetati selleks, et erakonna liikmed oleksid informeeritud. Aga see absoluutselt ei asenda mitte ühelgi moel seda rõõmu suhtlemisest, otsustamisest, arutamisest, milleks tegelikult kokku tullakse, milleks tegelikult need koosolekud mõeldud on. Aitäh, ma lihtsalt ütlen, et meil täna lausa filmitakse, nii et ega ma ei tea ka, kuhu see kavatud lõpuks jooksma hakkavad, aga teadmiseks teile. Ole hea, Andres. Julian Assange loomulikult. No, esimene asi, mis peab erakonnal olema, on edasi viiv selline loominguline sünergia. Ja teine asi, mis peab selle kõrval olema, on protseduurireeglite
järgimine, nii et see, kui ma nagu kahtlustan niiviisi, et see allakäigu trepp hakkab sealt, et kõigepealt kaob sünergia ära ja jäävad formaalsed foorumid ja siis lõpuks ei viisid enam protokolli ka vormistada. Et võib-olla see on siis niipidi. Igal juhul on see äärmiselt vajalik, aga veel vajalikum on edasiviiv loominguline sünergia. Ehk kui ma seda parafraseerin selle näitega, mida on toodud mõnikord riikide kohta ja valimiste kohta, siis halva valimisseadusega on võimalik viia läbi suhteliselt korrektsed ja usaldusväärsed valimised, et seal seaduses võib olla probleeme, aga kui on tsiviliseeritud ühiskond, ta suudab toimida. Ja on ka vastupidi, võib olla väga hea seadus või väga hea põhikiri meil näiteks, aga mingisugused jamad toimuvad ikkagi ja protseduuri reeglitest lihtsalt ei veeta kinni. Et see on niisugune hea tava küsimus, ka protseduurida tähtsad, aga midagi on, mis on veel väga palju olulisem. Aitäh, Andres. Ants Paus, palun. Kas ja kuidas püüab tulevane esimees parandada IRL-i reitingut venekeelsetes regioonides, teatavasti see reiting on täna kadumas. Ja ma arvan niimoodi, et kuna IRL on valitsuspartei, siis see reiting on mingis võrdelises seoses ka Eesti riigi valitsuse toimetamisega, mis on arvatavasti ühe suurem probleem, mis reiting, see tähendab, et piirkonnas ei aru, mis asju siin Eesti riigi tähtsaks. Alustame siis Andres. Aitäh, no ma ei saa võtta siin mingit ülejõu käivat ülesannet, et siin ajaloos on olnud neid katseid, kus erakond või mõni erakond on ilmselt kommunikeerida erinevalt eestikeelsetele valijatele ja venekeelsetele valijatele ja siis püüdnud niisugusel moel reitingut tõsta. See on midagi, mida kindlasti teha ei saa, et selles osas tuleb rääkida ausalt, tuleb rääkida selgelt, tuleb rääkida kõigist nendest kodakondsuspoliitika probleemidest ja sellest, et me oleme nõudlikud nendes küsimustes, milles mõned võib-olla tahavad, et nõuded maha võetaks, aga samal ajal tuleb avada need perspektiivid, mis kaasnevad kas või praegu gümnaasiumi üleviimisega eestikeelsele õppele, et see segregatsioon ehk siis inimeste jaotumine erinevateks sellisteks rühmadeks, kellel omavahel kokkupuudet ei ole, et see võimalikult väheneks. Et ka venekeelsed noored saaksid niisuguse ettevalmistuse eesti keeles, et riigi ametites konkureerida, olla sinna valitud, seal toimida ja ühiskonnaga sidustuda teisiti. Et see on ikkagi see peaeesmärk, mis puudutab toetust erakonnale, siis see on võimalik ühiskonnas tagasi saada ikkagi läbi usalduse. Ja ma seaksin selle järjekorra ikkagi niimoodi, et see kahju, mida me oleme saanud kas või selle viimase elamislubade skandaaliga, kõigepealt tuleb lahendada see usalduse küsimus meie peavoolu valijate jaoks ja küllap tuleb usaldust järk-järgult ka venekeelsete valijate poolt, kui nad mõistavad selle suuna, selle ideoloogia jätkusuutlikkust, mida me oleme hoidnud. Aitäh, Liisa! 2 suurt asja ja hulk väiksemaid. Ma ei hakka neid väiksemaid siin lahkama, aga 2 suurt asja oleks kõigepealt ega konservatiivsus kui selline, öeldakse, sünnib inimesega kaasa. Et osad inimesed ongi oma põhimõtteliselt valikutelt konservatiivsemad ja teised on liberaalsemad ja sinna ei ole suuresti mitte midagi parata. Inimesed seda vaatepunkti elu jooksul ei muuda. Need teisest rahvusest kui Eesti rahvusest inimesed, kes on siis loomu poolest või loomupäraselt konservatiivse maailmavaatega, meil on nende ülesleidmise ja nendega koostöö tegemiseks vaja ikkagi palju seda väärtuspõhisemat, ideaalide põhisemat programmi ja neid lõike, millesse nemad just nimelt vaimse poole pealt palju paremini haagiksid. Lisaks veel seesama
eneseväärikus, ma isegi ütleks selle koha peal ligimese armastus, mis on ka tegelikult ju alusväärtus konservatismis, ligimese armastus. Me ei saa lubada endale ligimese armastusest erinevat käitumist. Seesama probleem, mis on praegu üleval seoses passi äravõtmisega või kodakondsuse äravõtmisega, läheb vastuollu minu hinnangul ligimese armastuse printsiibiga. Mida rohkem me suudame ligimese armastust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes üles näidata, seda rohkem me muutume rahvaerakonna. Aitäh, Urmas! Meie hästi tõsine probleem on see, et väga suur osa venekeelsest kogukonnast siin asetseb tegelikult Venemaa infoväljas. See on selgelt Eesti riigi käsitlusele või meie üldisele ühiskonna käsitlusele suhtes vaenu. See on väga tõsine realiteet. Mul on selles mõttes kahju, et kui omal ajal arutati ETV teise kanali tegemist, mis see pidi olema venekeelne kanal, teatud ajal väga selge sihiaretusega, et saada seda kogukonda, et Eesti riigi informatsiooni anda edasi. Nüüd ma näen, et seal näetakse multifilme, tuleb nõmmik filmida, siin me oleme, väga keskitaga bioloogis meelelahutus, ütleme, et hoopis midagi muud. Et ma igavalt toetan 100% seda suunda, mida eelmine meie siseminister Marko Pomerets vedama Ida-Virumaa programm. Ka see, mis sisaldab näiteks ühte venekeelset avalikku õiguslikku ajatust selles kogukonnast. See on ikka päris pole, Hans teab ise, mismoodi asjaajamine seal on, ja mismoodi lootusetuse tunne ka meie erakonna inimesed, kus seal on paljudel juhtudel valitsus, et kui meie erakond nagu seda oma positiivset energiat ja abi peab pakkuma tänu, siis on see tegelikult nendele inimestele, kes on nii-öelda eestluse ja Eesti rahvuslik huvid Eesti selles regioonis. Ja igati tunnustus on sinu tööle, eks ole, ka Narvas, eks ole, nii-öelda opositsiooni vedajadena. Aga mis puudutab nüüd seda küsimust, väga põhimõtteline küsimus, et ega IRL ei peagi meeldima kõik. Väga põhimõtteline seisukoht. Et ega IRL, ütleme selgelt välja, et me ei lähe püüdma näiteks nende hääli, kelle jaoks Eesti julgeolek ei ole oluline küsimus, Eesti rahva küsimus. Me ei lähe püüdma nende hääli, kelle jaoks traditsiooniline peremudel, mida on väga vahvalt kaitsnud Tõnis, ei ole oluline väärtus. Me ei lähe püüdma nende hääli, kes, kui ma vaatan, saadavad tudengid, nii-öelda tudengid esindajad praegu, kes erinevatesse opositsioonierakondadesse kuuluvad osaliselt, saadavad kirju, eks ole, kus on siis põhimõtteline küsimus välja toodud, kus on selgelt kvaliteetse hariduse asemel eelistatakse hoopis nii-öelda sotsiaalabi. Need on väga põhimõttelised küsimused, et milline on meie ühiskonna nägemus ja millist tüüpi nii-öelda tegevust või ka hoiakud, mida on ühiskonnas soodustada. Aitäh, kiire repliik. Aitäh, väike märkus selle meediavälja kohta, see on riiklik küsimus, mitte pelgalt erakondlik küsimus. Ma usun tõesti, et see Marko Pomeretsi algastus oli õige, kuigi see tekitas ka väga palju kriitikat, et riigi rahadega nüüd, aga sellele osale inimestes selline kanal on tähtis. Mis puudutab nüüd televisiooni, siis teletöö võistelda Venemaa suurte tohutu reklaamimahuga kanalitega, see on väga keeruline ja selleks avalik-õiguslik televisioon peaks ilmselt vajama küllalt suurt rahasüsti. See, mis teises programmis üritati teha, see oli liiga vähene ja ma ei tea, kuidas on olukord nüüd, aga Ringhäälingu nõukogu eelmises koosseisus oli veel vaidlus ka peadirektoriga, kes oli siis seisukohal, et venekeelseid saateid veelgi vähendada, mis ilmselt ei ole õige juba kas või sellel põhjusel, et kui ei ole võimalik saada nii suurt auditooriumi, siis vähemasti on vajalik see, et vene keeles kirjutavaid, kõnelevaid ajakirjanikke koolitatakse sisuliselt rahvusringhäälingus, kui et nad saavad oma koolituse PBK-st või kusagil mujal. Kui Tallinnas võimule tuleme, siis Stolitsa kui esimese on kinni. Aitäh, märkus, et veerand tundi peame veel vastu. Viimased 4 küsimust ja pärast ma annan igale ühele veel kandidaadile kokkuvõtvaks sõnaks, ütleme minut 2, eks ole. Lepime kokku, nii kõigepealt Aivar Kivi. Kurat, mul on ammu järjekorras. Ta lükkab mind lihtsalt taga, sa said minu koha. Mul jääb alati küsimata, siis tahad sa koosolek enam läbi. Jama.
viimasel ajal kasutanud teatavad skandaalid, raamatukohad, sadamad. Eelmised skandaalid, mida küsitakse ajakirjandusest, täna räägitakse erakonna liiga head sissejuhatust ja väga arusaamatutest oskudest, et nad elavad tulema jõuda. Ma jätkan sees, mida täpselt andmist võib-olla kohast luua. Aga minu küsimus on selles, et iga teie või erakonna esimene kandidaat teete selleks, et antud eetikakriisiga seoses probleemid, ütleme, mis on teil tihti alg, et ütleme, erakonna erinevad huvigrupid suhtlevad juba läbi meedia, mitte omakeskid, eks ole. Teistpidi siis ilmselt on oluline, ma tõmban just seda, et kas eetikakriisi nagu erakonna reitingu otseselt ei langetakse, mis on teatavalt mõttes üle. Mida on oodata võib-olla, tähendab juhtide muutust pärast surugu valmis. Et mida teie teete selleks, et seda kardetavat sambust ära